meel rääkida täna suursaadik Andres Tomasbergiga, kes alustas välisteenistuses veel enne, kui Eesti taastas oma iseseisvuse ning on Välisministeeriumiga olnud seotud 32 pikka aastat erinevates olurites rollides. Tere, Andres! Tere! No 32 on natukene palju. Ma aktiivse töö lõpetasin ikkagi juba varem 2014, kui ma protokolli ülem olin. Hiljem olin abikaasana lähetuses kaasas. Aga ka mina ei tulnud päris esimesel päeval. Välisministeerium niisugusel praegusel kaasaegsel kujul oli juba olemas. Lennart Meri oli selle asutanud, olid juba mitmed kolleegid tööl. Tõsi, see oli väga väike seltskond. Meid oli, ma ei tea, 35-40 inimest kokku. Sel ajal, kui mina tööle tulin 11. veebruar 1991. Ja seal olid kõik siis nii autojuhid, sekretärid, kogu see meeskond. Toompel oli umbes 35-40 inimest. Me jõudsime tähistada vastastikku 11. sünnipäevi ja kõik teadsid kõigist peaaegu kõike enam-vähem. Me varsti jõuame selleni ka, kuidas sa Välisministeeriumiga liitusid, aga ma sooviksin alustada päris algusest või sellest, kust sa pärit oled ja kõik ja küsiksin kõigepealt hoopis, et nüüd, nagu sa ütlesid, sa oled diplomaadi aktiivsest elust mõnda aega kõrval olnud. Et kui sa tahapoole vaatad, siis kas diplomaadi amet oli üks neist, millest sa võisid kunagi unistada või oskasid üldse unistada, kui sa laps olid? No kahtlemata mitte. See on tol ajal oleks diplomaadiks võinud saada ainult läbi Moskva ja tingimustes, milles ei oleks tahtnud kindlasti olla. Ja selle peale ma isegi ei mõelnud. Ka siis, kui ma hiljem prantsuse keelt ülikoolis õppisin, ka siis ma ei mõelnud, et seda on võimalik aktiivselt kasutada kusagil vestluseks näiteks, sest et meil puudus võimalus välja sõita ja ma ikkagi nägin oma tulevikku pigem nagu tõlkijana ja mul oli tähtsam nagu mõista kultuuri ja keelt ja ma ei treeninud ka seda niisugust aktiivset keeleoskust sedavõrd. Sa, Andres, oled Tallinna poiss. Ma olen Tallinna poiss, jah. Mis põhiväärtused või sa said kaasa oma kodust, mis sind sellel teel on saatnud? Ma arvan, et need on ikka sarnased, nagu keskmisel eestlasel ikka, et on peres hoitud alles mingisuguseid varasemaid väärtusi. See pilt muide on küll tehtud Lohusalus, mis on ka minu jaoks ja meie pere jaoks olnud väga oluline koht. Mu vanaema on seal sündinud ja peaaegu igal suvel sattun ma sinna ikka korduvalt tagasi. Ja kindlasti mõjutasid ka kõik sõbrad, nende vanemad. See oli niisugune omaette aeg, kus oli niisugune avalik elu ja siis oli mingi pereelu. Pereelus kuulis asju, mida avalikus elus ei kõlvanud rääkida jälle. Ja samal ajal on mul nagu vedanud küll inimestega, muuseas ka õpetajatega. Ma mõtlen, et meil on olnud umbes 3-4 ajalooõpetajad, kes on rääkinud peaaegu kõigest. Noh, veidikene tagasihoitud vormis, nii nagu tollal oli see võimalik, aga väga-väga paljud asjad rääkisid nad ära ilma, et oleks olnud minul mingeid üllatusi, kui hiljem hakkas kogu see avalikustamisperiood peale. On vedanud selles mõttes. Ja ka nii oma peres ja sõprade peredes räägiti ajaloost ja sellest, mis enne sõda oli ja kõik üsna vabalt. Aga pärast keskkooli lõppu sa ei jätkanud mitte ajalooga, vaid läksid hoopis Tallinna Tehnikakooli ja õppisid fotograafiat seal. Jah, läksin. Fotograafia huvitas mind küll, aga läksin ma sinna eelkõige sellepärast, et mitte sattuda Vene sõjaväkke. Ma tahtsin minna Tartusse õppima bioloogiat, tegin sisseastumiseksamid, ei saanud sisse ja siis oli kohe vaja midagi ette võtta ja Tehnikakool vabastas sõjaväest. Ja fotograafia oli mind ka huvitanud tõsiselt, nii et see oli niisugune meeldiv aasta, kus sai sellega tegeleda põhjalikumalt. Ja see fotograafia huvi viis sind edasi kokku
Rein Maraniga ja sa töötasid tegelikult mitu aastat pärast tehnikakooli lõpetamist Tallinn Filmis ja Eesti telefilmis. Jah, peamiselt telefilmis, 1 aasta olin Tallinn Filmis ja siis 4 suve telefilmis Rein Marani juures. Ja vahepeal ka Tallinn Filmis Kroonika toimetuses käisin erinevate operaatoritega kaasas ja talvel telefilmis ka ei olnud loodusfilme vaja teha nii palju, siis ei käi Aktuaalse kaamera võtteid tegemas ja mis oli ka huvitav periood, sest et ma õnnestus ikkagi peaaegu kogu Eesti läbi sõita, näha tolleaegset olukorda, enam-vähem kõike, mida siis näidati kroonikates ja Aktuaalses kaameras ja noorele inimesele oli see ka jälle kahtlemata huvitav kogemus. Aga nendest loodusfilmidest, mida sa koos Rein Maraniga oled teinud, et need nõuavad omajagu kannatlikkust ja püsivust. No kindlasti jah, ma arvan, et see on üks omadus, mida neid tehes olen õppinud, võib-olla olen pidanud õppima, sest et seal on tõesti vaja niisugust elevandi kannatust, kui sa pead tundide, päevade või nädalate kaupa midagi passima väga ebamugavates tingimustes ja kus see filmi tegemine oli omaette eluviis, see tähendab, et sa need suved pühendasidki sellele varahommikust kuni magama minekuni, et seal ei olnud mingit tööaega, see oligi kõik üks tööaeg. Ja see on võib-olla negatiivselt mind ka hiljem mõjutanud, selles mõttes, et ma võib-olla liiga palju teinud ka Välisministeeriumis seda tööd, oleks võib-olla pidanud varem koju minema, vahest oleks kasulikum tervisele ja perele. Vaatamata sellele filmi ja fotograafia huvile, sa liikusid ühel hetkel hoopiski filoloogia peale ja läksid Tartu Ülikooli õppima prantsuse keelt ja kirjandust. Kust see prantsuse keele huvi või väike pisik sind kätte sai? Seda on isegi raske öelda. On ilmselt mingisugused asjad, mis on kuidagi ette määratud juhtuma ja mingisugune sümpaatia on prantsuse keele vastu olnud mul ka juba varem, alates 3 musketärist, mis oli üks mu lemmikraamatuid kindlasti lapsepõlves ja meeldis ka prantsuse filme vaadata ja kuulata prantsuse keele kõla ja kuidagi niisugused kokkupuutepunktid tekkisid. Ma tegelikult tahtsin õppida hispaania keelt. Ma isegi alustasin, tollal oli juba olemas eesti keeles hispaania keele õpik. Jõudsin selle peaaegu läbi töötada, aga kursuseid ei olnud. Oli prantsuse keelekursused Tallinnas. Lauri Leesi andis neid tunde ja siis läksin hoopis sinna. Käisin 4 aastat neil keeltekursustel ja telefilmis olles oli vaja ka kõrgharidust ikkagi, et seal natukene edasi areneda, et mitte jääda päris elu lõpuni assistendiks. Ja siis ma läksin kaugõppesse õppima eesti filoloogiat. Aga mingi hetk ma leidsin, et ma ei jaksa korraga teha tööd ja õppida ülikoolis ja ma mõtlesin, et ma pean päevasesse üle minema ja siis mul oli huvi rohkem õppida prantsuse keelt ja mul õnnestus ka teisele kursusele siis üle minna. Ja nii ma sinna sattusin. Mis sa nendest ülikooli aastatest meenutad, kes sind seal kõige rohkem mõjutas või nendest õppejõududest, kes sulle kõige rohkem edasi selle teele kaasa andis? Jälle raske on välja tuua ilmselt ühte inimest, tõenäoliselt kõik inimesed, kellega sa nagu elu jooksul rohkem kokku puutud, kes sinu tähelepanu rohkem köidavad, nad mõjutavad mingil määral sind ja Eesti on nii pisikene, et on olnud elu jooksul võimalus kokku puutuda väga-väga paljude väga huvitavate inimestega. Ja ka ülikoolis juba meie õppejõud Tiiu Vilimaa, kes oli meie kursuse juhendaja, Tiiu Tampere, siis kahtlemata minu kursuse töö ja diplomitöö juhendaja Jüri Talvet, Ain Kaalep, kes luges meile loenguid ja oli ka ühe mu kursuse töö juhendaja, Peeter Torop vene kirjanduse loengutega näiteks ja neid on kindlasti palju. Ma ei jõua neid isegi nii korraga meelde tuletada kõiki, küllap jääb palju nimetamata ja paljud mõjutavad ju oma olemasolu ja käitumisega, et ei olegi tingimata pea olema õppejõud. Ka mõtlen just näiteks oma sõprade lapsepõlve kodude peale, nende vanemate peale, see kindlasti on kõik ka palju mõjutanud.
Sa lõpetasid Tartu Ülikooli 88. aastal ja enne Välisministeeriumiga liitumist 91. aasta veebruaris jõudsid töötada ka kirjastustes Eesti Raamat ja Olion. Aga õhus oli toona juba sellist muutuste hõngu ja võib-olla räägi natuke lähemalt, et kuidas sa sellest kirjastuse töölt siis Välisministeeriumisse 91. aasta alguses jõudsid? Kõigepealt veel alustaks kirjastusest. Eesti Raamat ja Olion olid alguses mõlemad Eesti Raamat, lihtsalt hiljem läks pooleks. Aga minu esimene töö oli laste tõlkekirjanduse toimetuses ja esimene töö pärast ülikooli, kui ma tööle tulin, oli hilisema kolleegi Arvo Alase taani keelest tõlgitud Kummitarzani toimetamine. Ja niisuguse noorusliku entusiasmiga ma siis võtsin taani-vene sõnastiku ja käisin kogu selle teksti üle. Ma leidsin isegi paar näpukat sealt. Aga minu järgmine töö oli gruusia keeles tõlgitud, siis ma sellest meetodist loobusin. Aga hiljem läksin ma turismikirjanduse toimetusse, kus tehti fotoalbumeid, mis mind just eelkõige huvitas, mille pärast ma sinna ka läksin. Aga 90. alguses oli jälle kirjastustegevuses natukene niisugune kurb aeg, esiteks kõik muutus iga päev. Ja teiseks see perspektiiv ei tundunud nii roosiline, nagu ta praegu on, kui raamatupoodi minna, siis meil on ikka väga-väga hästi läinud. Aga mingi hetk tundus, et see asi hakkab ära vajuma. Ja tol hetkel minu ülikoolikaaslane Riho Laanemäe, kes oli jõudnud Välisministeeriumi infobüroosse, kutsus mind tööle, et tal oli vaja kedagi, kes refereeriks prantsusekeelset ajakirjandust, sest me tegime tollal infobüroos niisugusi uudiste ülevaateid iga päev ministrile ja juhtkonnale ja teistele ka veel. Ja siis minu tööks saigi alguses prantsusekeelse pressi jälgimine, nii palju kui seda kätte sai. Õhtul või öösel kuulasin France Interi näiteks, sest see kostis läbi, päeval ei kostnud. Ajalehti internetis veel ei olnud? Internetti veel ei olnud. Arvutid olid olemas. Kirjastuses olid veel käärid ka kummiliim ja kirjutusmasinad, aga Välisministeeriumis olid juba arvutid. Et seal läks. Ja ma arvan, et see on ka üks väga oluline asi, et meil pöörati just sellele IT-tehnoloogiale päris suurt tähelepanu, et Välisministeerium oli kahtlemata üks eesrindlikumaid Eestis ja me arenesime ikka väga kiiresti selles vallas ka. No sa alguses rääkisid, et Välisministeerium, seal oli üks 30-35 töötajat alguses, kui sa liitusid ja mis sa sellest eluolust toonasest üldse mäletad, et see oli, Eesti Välisministeerium oli mõned kuud varem taasloodud. Siin on üks lõbusama koosolemise pilt. Ma arvan, et see on tehtud näiteks 92. aasta kevadel. Seal on veel endine protokolli ülem Kallo Ott, kes kahjuks lahkus meie seast 92 sügisel. Ja seal on päris suur osa Välisministeeriumist koos, mitte kõik, aga päris suur osa. Meil oli mingi tore koosviibimine väljapool Tallinnat, ma isegi täpselt ei mäleta, kas see oli kellegi sünnipäev või mingi muu põhjusega. Aga enam-vähem niisugune see seltskond oli. Aga mis sa toonasest töökorraldusest näiteks mäletad, et sa ütlesid just, et töökorraldus oli ikka väga huvitav. Ma endamisi omal ajal mõtlesin, et töö intensiivsus suurenes kirjastusega võrreldes umbes 7 korda ja tööaeg kusagil. Et see oli sisuliselt vara hommikust kuni hilisööni ikkagi. Et kuna ma tegelesin prantsuse keelsete asjadega, siis üsna ruttu hakkasid minu lauale maabuma ka mingisugused Prantsusmaaga seotud asjad. Neid on väga palju, paar kirja oli enam-vähem, aga kui midagi tuli, siis tuli sellega ka tegelda ja kuna vahepeal praktiliselt nagu kedagi ei olnud, siis tuli nõu küsima minna Lennart Meri ehk välisministri käest. Enamasti sai seda teha hilja õhtul, sest minu probleemid ei olnud kõige olulisemad, siis ta võttis jutule kusagil kell 10 õhtul võib-olla. Siis sai tund 2 või 3 jälgida, millega ta toimetas ja tegeles, sest ta ei võtnud ikkagi sinu küsimust võib-olla ette. Vahel ei võtnudki, siis sa said aru, et ta ei taha ehk seda ette võtta. Mõnikord sõitsime siis koos koju, sest ma elasin Nõmmel, tema autojuht viis ta Pilviku tänavale ära ja pärast siis mindki edasi. Et niisugusi mälestusi on päris palju.
või hilisõhtused ja öised pitsasöömised. Peetri pitsa oli tollal olemas, siis keegi käis kusagil, tõi pitsa näiteks veel õhtul hilja. Sa töötasid alguses, nagu sa ütlesid, infobüroos ja sealt edasi juba Lääne-Euroopa büroo juhatajana, et augustist 1991, kui Eesti sai uuesti iseseisvaks, läks lahti ka väga-väga aktiivne suhtlus välismaailmaga. Ma kujutan ette, et sellist loomingulisust ja kiiret reageerimist oli tol ajal väga-väga palju vaja. Eks sellest enam-vähem see töö koosneski, ega oma talupojamõistusega tuli seda teha, mingisuguseid kogemusi, haridust, kõike seda meil ei olnud ja see Lääne-Euroopa büroo tekkis ka praktiliselt nii, et ma olin seal mõnda aega üksinda, siis tuli Toivo Tasa, kes oli edasi veel Vikerkaare peatoimetaja ja siis ma käisin kauplemas Marju Lauristi, nii et ta lubaks oma abil Tiina Intelmannil tulla veel tööle ka Välisministeeriumisse lisaks ja niimoodi tasapisi hakkas see kasvama, aga esimesed nädalad oli muidugi päris raske, sest et peaaegu iga nädal oli mingi oluline visiit, välisminister kuskilt tulemas. Ja seda tööd oli tõesti väga-väga palju, aga see oli väga põnev, huvitav, me olime väga innukad ja ma usun, et ka natuke lihtsam võib-olla ei suhelda ka kõigi teiste institutsioonide, ministeeriumidega, sest igal pool tuldi väga hea meelega vastu. Prooviti nagu mõelda kaasa ja aidata mingi probleemi lahendamisele. Et see on võib-olla praegu natukene bürokraatlikum ja keerulisem ja no ega ei olnud ju ka mingit seadusandlust, väga paljud asjad tuli lihtsalt välja mõelda ja ära otsustada ja ära teha ja nii ta siis läks. Mõni asi valesti, aga tänu sellele, et me otsustasime, tegime, siis me liikusime edasi. Ja liikusite edasi väga suure hooga. Sinu esimene saadikupost oli Pariisi. Sind nimetati suursaadikuks esimeseks taasiseseisvumisjärgseks Pariisi 1993. aasta sügisest. Et missugused olud sind seal Pariisis ootasid, kui sa Tallinnast sinna suurlinna saabusid? Pariisis ootasid mind juba päris head olud, sest Malle Talvet oli selle aja peale jõudnud juba ikkagi päris pikka aega tegutseda. Meil olid saatkonna ruumid, Malle leidis ka residentsi, nii et Pariisi ma jõudsin ikkagi juba väga teistesse tingimustesse. Ma olin õnneks saanud ka mõned korrad seal käia varem, kunagi koos Sven Jürgensoniga oli võimalus ühtedel kursustel osaleda 6 aega ja samuti asendasin Malle Talvetit asjurina samal 92. aasta suvel veel 6 aega, nii et mul oli see saatkonna olemine natuke tuttav juba. No, üks kutse. Jah, see kutse on meie kahepoolse sõprus- ja koostöölepingu allakirjutamisele Elisee Palees, mille president Meri kirjutas alla. Pärast tuli natuke pahandusi, sest ta tegi seda vist ilma valitsuse volitusteta. Ka minul oli sellega pahandusi omal ajal natukene või õigemini raskusi, sest et selle kokkuleppe sõlmimist soovis Prantsuse suursaadik Unzinger või soovitas enne Mitterrandi visiiti, mis oli mais 1992, et neil on plaanis Läti-Leeduga selline asi sõlmida ja et Prantsusmaal on seda vaja, et meiega koostööd arendada. See oli neil nagu oluline alus, et kas või eelarvest raha saada nii-öelda meie rea peale ja kuna seal otseselt midagi kahjulikku ei tundunud, siis leidsin, et ehk võiks seda ka teha. Ja oli enne visiiti nõupidamine Arnold Rüütli juures, kus olid siis valitsuse esindajad, kes selle visiidiga kokku puutusid ja Manitski oli välisminister, ta ei saanud tol hetkel minna, saatis minu sinna ja mul õnnestus seal maha müüa Rüütlile. Raul Melk toetas kõrvalt ka ja mõned ministrid ei olnud päris nõus selle asjaga, aga see läks läbi. Ja hiljem, kui ma tulin peamajja tagasi, siis oli mul omaette probleem, ma pidin sellega Manitskile maha müüma, aga Manitski oli tol hetkel arvamusel, et neid kahepoolseid lepinguid nii palju meil ei olegi vaja, et me hakkame Euroopa Liidu poole liikuma ja peaks tegema niisuguseid rahvusvahelisi kokkuleppeid rohkem. Nii et see oli üks niisugune omaette naljakas. Ometi koostööleping Prantsusmaaga koostööleping, jah. Sõlmiti. Aga see sõlmiti ja eks tast natuke oli kasu, nii nagu ikka, seal on palju suuri sõnu ja konkreetseid asju vähe, aga ta võimaldas neid konkreetseid asju teha.
ja sellest oli sul siis saadikuna otseselt, see oli selline vorm edasisteks suheteks. Jah, noh, palju nüüd sellest leppest endast nii palju kasu oli, eks oli ikka väga suur kogum asju ja tolle hetke peale, kui ma Pariisi jõudsin, olid need suhted ka juba ikkagi tekkinud. 91, kui ma Välisministeeriumis alustasin, no siis oli meil arhiivis või kaustas viimase paari kuu jooksul tekkinud seal mingi 2-3 kirja, nende alustel me hakkasime ka üldse koostama oma kirju Prantsusmaale, sest et olles küll keelt õppinud, ei olnud ma ju näinud absoluutselt niisugust diplomaatilist kirjavahetust ja see on ikkagi täiesti omaette stiil ja keel ja eks me siis nende näidete põhjal kuidagi konstrueerisime oma vastused ka. Ja muidugi aitas ka see, et Lennart Meri oli Pariisis koolis käinud, tema prantsuse keel oli päris hea, ta aeg-ajalt ikka parandas, tõmbas mõne aksaani ka kusagile. Ja samas oli temaga meeldiv töötada, sest et ta andis võrdlemisi vabad käed, et ta võis anda algteksti või mingisuguse idee. Aga kui ma leidsin mingi parema vormi või mulle tundus, et midagi ühel või teisel viisil kõlab paremini või on ka sobivam, siis enamasti ta sellega ka nõustus. Nii et selles osas temaga oli minul väga hea töötada, et ta oli ka niisugune suuresti prantsuse kultuur oli üks osa tema niisugusest maailmast ka. Aga tulles tagasi Pariisi juurde, et kui palju Prantsusmaal üldse Eestit teati ja tunti sel ajal, kui sa Pariisi 93. aastal suundusid, et kuidas Prantsuse välisministeeriumis näiteks suhtlemine? No eks välisministeeriumis ikka juba teati, seal esiteks oli mitu aastat juba need suhted meil tekkinud ja eelkõige suhted sa ikkagi mingite niisuguste oma partneritega, kelle tööülesandeks ongi teada ka midagi Eestist natukene. Laiemalt kahtlemata seda teadmist väga palju ei olnud. Aga jälle, see sõltub inimestest. Nii suurtes riikides on inimesi, kes on väga põhjalikult tegelenud Eestiga. On olnud oma väliseesti kogukond, kes on olnud sillaks kahe maa ja kahe kultuuri vahel. Kui palju te väliseestlastega suhtlesite või kui palju nendest tuge oli suhete loomisel? Ja tuge oli kindlasti ka. Minu eelis võib-olla võrreldes näiteks kas või Rootsiga oli see, et Eesti kogukond Pariisis oli väga väike ikkagi. See oli võib-olla umbes 100 inimest, kellega me aktiivsemalt suhtlesime. Ja see tähendab seda, et sa jõudsid peaaegu kõigiga aeg-ajalt rääkida, tassi kohvi juua ja need suhted olid tänu sellele ka ikkagi päris head. Ja ma arvan, et omakorda Pariisis elanud eestlastel oli mingil määral nagu kergendus, kui tekkis Eesti riik ja saatkond, et nende missioon oli nagu täidetud sellega ja nad ei pidanud enam seda vankrit seal vedama ilma eriliste vahenditeta ja juba olles eakamad ka. Et mulle tundub küll, et me saime päris hästi läbi tollal Eesti kogukonnaga, saatkonnaga poolt. Aga Prantsusmaal üldiselt, et kindlasti sa sõitsid seal ka ringi saadiku kohustustes, et kui palju Eestit tegelikult teati või mis olid need väljakutsekohad? Eks vähe ja eks tuli ikka alustada enam-vähem kõige elementaarsemate asjade selgitamisest ja see ei ole muidugi Prantsusmaaga nii väga lihtne, et Prantsusmaal on kõike olnud väga palju ja kui sa kuidagi tahad tähelepanu saada, siis on nagu omaette kunst jälle, et siis tuleb aeg-ajalt ka mingeid väikseid nõksukesi kasutada või leida mingeid intrigeerivaid fakte, mis paned nagu korraks kuulama ja huvi tekitab. Mis nõksud need olid? Eks see on jälle see niisugune loominguline, ma ütlesin täpselt seesama asi, mida Lennart Meri väga hästi oskas kasutada alati. Ta korjas kõik oma mälust mingeid pisikesi kilde, mis parasjagu tol hetkel just väga hästi sädemena sütitas mingisuguse palju suurema mõtte või oli selle taustaks, et eks see tuleb ka niimoodi käigu pealt. Või mäletan ka, kui minu esimene kohtumine oli Rahvusassamblees sõprusgrupiga, siis küsiti ka minu käest, et mida nad saaks teha meie suhete jaoks. Ja siis ma ütlesin, et
mina tulin koos majandusnõunikuga Pariisi, aga Prantsuse saatkonnal Eestis on probleemid eelarvega, et võib-olla te teeksite ettepaneku, et nende eelarvet natukene suurendada, et nad saaksid ka oma majandustöö käima siin. Et see oli niisugune nende jaoks nagu üllatav moment, eks nad lootsid, et tuleb abipalve, aga ma nagu keerasin selle veidikene teistpidi ja sellega omakorda tekib mingisugune kontakt või tähelepanu. Ja need on kõik väiksed tillukesed, nõksukesed, mida sa oma töös pidevalt kasutad või mul sellega seoses hetkel meenus üks väga palju hilisem oma töö lõpust olukord, kui olin protokolli ülemana, maailma protokolli ülemate esimesel konverentsil Ameerika Ühendriikides, kuhu meid kutsuti ja oli ka vastuvõtt State Departmentis ja seal oli Hillary Clinton, käis ka meid tervitamas. Ja meil oli vaja tema käest saada infot ühel üritusel Mongoolias osalemise kohta, mida ei saanud ei meie saatkond Washingtonist ega USA saatkond Tallinnast. Ja siis mulle õnnestus tema käest see info kätte saada, aga tema ümber oli niisugune inimeste pilv. Ma nägin, et ta liigub ühelt poolt lauda ja seal edasi on üks kitsas koht. Sätsin ennast sinna, sain käe pihku panna, sain küsida ja sain ka vastuse. Nii et niisugused asjad vahest on, mis aitavad sind edasi. Tuleb tähelepanelik olla. Mis olid 93. aastal võib-olla need teemad, millega te seal Pariisis kahepoolsetes suhetes kõige rohkem tegelesite? Ja kahepoolsed suhted on omaette asi, eks ikkagi meie jaoks kõige olulisemad olid suured rahvusvahelisemad teemad. Vene vägede väljaminek loomulikult, see on üks kõige olulisemaid asju. Aga lähenemine juba Euroopa Liidule, kindlasti ka assotsiatsioonileping oli tollal päevakorras. Mingil hetkel ma mäletan, me proovisime ilma assotsiatsioonilepinguta minna, leidsime, et saaks kiiremini, aga see meil ei õnnestunud, siis me ikkagi sellega liitusime ja Prantsusmaal läks väga palju aega selle ratifitseerimisega. Nende eurominister Michel Barnier oli lõpuks juba teadis, kui ta mind kuskil nägi, et ja ma tean küll, mida te tahate mulle öelda, et alati pidin togima teda selle lepingu ratifitseerimise osas. Aga eks need olid ikkagi kõik need meie kaardile saamise ja rahvusvahelise kogukonnaga liitumise küsimused ja Vene vägede väljaminek. Loomulikult see oli üks erakordselt oluline asi, mida ei ole osatud võib-olla Eestis ka tähtsustada nii palju, kui see meile ikkagi tegelikult andis. Ja kui see sündis, tol hetkel ma olin ka Pariisis ja tähistasime seda Arnold Kreniga šampusti juues minu kabinetis. Ta oli juhuslikult tollal olümpialiikumise esindajana Pariisis, sattus saatkonda ja kui see uudis tuli, siis avasin šampuse pudeli ja siis nii-öelda viimase Nõukogude Eesti välisministriga koos siis tähistasime Vene vägede väljaminekut. Sellega lõppes teine maailmasõda Eestis? Jah, võib ka nii öelda. Aga Pariisist tagasi Tallinnas sinust sai välisministri kabineti ülem ja sa oled seda töölõiku Tallinnas teinud lausa 2 korral. Tänapäeval meil välisministeeriumis sellist ametikohta enam ei ole. Et mis oli selle välisministri kabineti ülema töö võlu ja valu sinu jaoks? No see on väga uhke ametinimetus ja mitmestes riikides ongi tegemist ka väga tähtsa ametiga. Näiteks ka Prantsusmaal on ministri kabineti ülem on niisugune poliitiline figuur, kes määrab päris palju ka välisministeeriumi töös. Siis meil oli see ikka niisugune tehniline amet. Sisuliselt nagu sekretäri töö natukene kõrgemal tasemel. Ma olin ikkagi üks vahelüli ministri ja ministeeriumi vahel. Samuti vaatasin läbi ministri kirjavahetuse ja igasugu toimetused, kalendri, kui oli midagi vaja teha, siis käisin mööda maja ringi. See oli omamoodi jälle hea, sest et tänu sellele ma sain suhelda praktiliselt kogu välisministeeriumiga ja samas ma nägin ka, kuidas toimib kogu see riigiaparaat, poliitika, ministeeriumid, valitsuse töö.
tollal oli veel jälle üks väike detail lihtsalt, mis meenub, kui praegu on ju kõik digitaalne, siis valitsuse istungile läks minister ju niisuguse suure paberipatakaga, see kõik tuli ka ennem kokku panna ja see siis oli osalt ka minu töö, jah, mitte alati, mitte kõik loomulikult, aga ministril olid ka veel oma poliitikanõunikud, kes tegid ka palju asju ja samuti majast kõik osakonnad. Aastal 2000 määrati sind suursaadikuks Hispaaniasse, et läksid tagasi Lõuna-Euroopasse. Mis võrreldes Prantsusmaaga võib-olla oli Hispaanias teistsugust või kuidas see sisseelamine Hispaanias võrreldes Prantsusmaaga erinev oli? No Hispaaniasse läksin ma õieti nagu tagasi, sest et ma katsin Hispaaniat juba Pariisist aastast 1995, andsin üle volikirja kuningale esimest korda ja aastal 2000 teist korda. Ja vahepeal oli Hispaanias meil juba jõudnud tekkida ka saatkond, Andres Rundu oli asjurina, asutas selle nii nagu malletalvet Pariisis. Ja siis tekkis omapärane protokolliline olukord, et kuna vahepeal ei olnud teist suursaadikut määratud, siis tekkis küsimus, et kuidas toimetada volikirjaga. Hispaania protokoll soovitas siis, et las ta siis annab ka enda tagasikutsumiskirja üle, nii et ma andsin siis üle korraga kuningale nii enda tagasikutsumiskirja kui ka uue volikirja. Ja oleme 2 korda siis andnud kuningale volikirja, nii nagu ka Andres Rundu nüüd praegu, nii et neid inimesi võib-olla väga palju ei ole. Hispaania oli kahtlemata ka erakordselt põnev, ta oli võib-olla huvitavam isegi kui Prantsusmaa, minu jaoks ta oli uudsem. Ja kui Prantsusmaa on niisugune ikkagi olnud juba Richelieu aegadest peale selline väga tsentraliseeritud riik ja suhteliselt ühtemoodi ja mingil ajal võib-olla siin, ma ei tea, 100 aastat tagasi võis kella vaadata, et kõikides teistes klassides algas nüüd matemaatikatund, siis Hispaania on palju erinevam kõigis oma maanurkades ja selles mõttes Hispaanias ringi sõitmine oli võib-olla veel põnevam, ka Prantsusmaal väga tore muidugi. Ma just rõhutaks seda, et mitte ainult pealinnad, vaid mõlemad maad on olnud erakordselt huvitavad ka käia väljas. Ja Hispaanias oli seda väljas käimist ka omamoodi rohkem, sest tol hetkel olime me juba Euroopa Liidu kandidaatriigid. Siis tekkis meie vastu huvi, oli tohutult palju kõikvõimalikke konverentse, majandusseminare, kus me olime koos siis kandidaatriikidega, nii et praktiliselt omavahel me ütlesime, et me näeme üksteist palju sagedamini kui oma perekondi, et see tõesti nädalas, ma ei tea, 3-4 mingit niisugust üritust kusagil Hispaania eri nurkades. Kas need väljakutsed Hispaanias olid sarnased Prantsusmaaga ja kui palju Eestit Hispaanias teati toona? No ega seal teati teda vast veel vähem, eks me oleme ikka veidi kaugemal ka olnud. Aga jälle aeg oli edasi läinud, samas kogu aeg on ju ajakirjanduses ikkagi mingisugune info ja nii et kohati jälle ka teati rohkem. Ja kõik sõltub loomulikult inimestest, on inimesi, kelle haridustase on niivõrd hea, et nad teavad väga paljusid asju, sealhulgas Eesti kohta või Eesti ajalugu. Või näiteks, mis Itaalias oli huvitav, et vanema põlvkonna inimesed, kes olid veel enne sõda käinud koolis, teadsid Eestit üsna hästi, sest Itaalias oli kooliprogrammis oli Eestist ka päris oluline lõik, et neil oli see meeles veel. Just nimelt sa oled olnud suursaadikuna lähetuses ka Roomas ja seda siis juba, kui Eesti oli liitunud nii Euroopa Liidu kui NATO-ga. Et kas see saatkonna ja suursaadiku töös ka midagi muutis see, et me olime nii-öelda ametlikult vastu võetud Euroopa riikide peale? No kindlasti muutis ikka palju lihtsam, oli tõenäoliselt saada mitmeid kontakte ja ka visiite ja mis ei ole siiski Lõuna-Euroopas nii väga kerge, ütleme Eesti-sugusel väikeriigil ja kui meil parasjagu midagi väga olulist ei ole, siis saada kohtumist väga kõrgel tasemel alati nii ruttu ei õnnestu või ka mingit visiiti kokku leppida ja sest neil on need kalendrid ka päris täis. Aga kahtlemata, kui sa oled ikkagi juba klubi liige, siis kui sul ei ole väga vaja on, siis on võimalik ka seda öelda, et sul on väga vaja ja siis kindlasti ka kuulatakse, võetakse see aeg.
On sul mõni näide? Eks on olnud vastastikku neid hetkeid, humorikaid näiteid mul sellega ei meenu, aga on kindlasti olnud mingeid kiireid asju, mis on olulised ja sel juhul siis ka leitakse see aeg, aga kui sa niisama tahad minna võib-olla oma tavajutupunkte ette kandma, mis meie maja jaoks võib-olla on küll kiired ja olulised, aga siis nad ei ole võib-olla alati nii innukad sind kohe järgmisel päeval vastu võtma. Isegi mingil määral oli kergem kunagi, kui ma katsin Hispaaniat näiteks Pariisist, siis ma enamasti ei leppinud ennem kohtumisi kokku, vaid ma sõitsin kohale ja hotellist hakkasin helistama ja siis nad olid selle natuke üllatunud, ütlesid, no hea küll, tulge siis nüüd pärast lõunat. Et hiljem koha peal alles oli teinekord veel keerulisem neid kohtumisi saada. Kas neid 3 Lõuna-Euroopa riiki ühendab veel midagi, kuidas selles mõttes eestlasena näiteks seal kohanemine on, et on seal ühiseid jooni või oli see ikka iga kord otsast alustamine? Ma ei tea, see kuidagi läks ikka sujuvalt või tagantjärgi mõeldes ma ei mäleta, et see oleks olnud väga keeruline. Loomulikult olmetasandil on igasugu asju, mida sa ei tea ja igasugu naljakaid olukordi võib tekkida, aga kuna mul on olnud suur huvi nende piirkondade vastu, siis mul oli ka väga positiivne suhtumine endal ja kõik see, mida ma nägin ja avastasin, see oli niivõrd põnev ja tore, et see läks kuidagi väga valutult. Isegi ma ütleks, et tagasi tulla lähetusest Eestisse on teinekord nagu raskem kui sinna minnes, sest et siis sa avastad kõike uut suure rõõmuga ja see kõik on nii huvitav. Aga kindlasti nad erinevad, nii Prantsusmaa ja Hispaania kui Itaalia ja mingil määral isegi minul tekkis niisugune mulje, et võib-olla Hispaania või hispaanlased on oma olemuselt meile kõige lähemal. Nad on teatud paralleelid niisuguse frankoaegse suletuse ja meie okupatsiooni ajaga. Et mõlemas hoiti nagu alles perekondades mingeid niisugusi sõjaeelseid väärtusi võib-olla ja see niisugune 60 aastate tormiline areng jäi kuidagi meil nagu lainetused jõudsid nii meile kui Hispaaniasse rohkem, aga ikkagi oli nagu mingi niisugune varasemas kinniolek võib-olla rohkem mõlemas. Ja samuti, mis on meil ettekujutus sageli, et hispaanlased meeletult vehivad kätega ja karjuvad, siis enamasti see ei ole nii. Nad on palju vaoshoitumad, rahulikumad, väga korrektsed, väga ausad. Ja mis mulle eriti meeldis hispaanlaste puhul, et nad väga ei luba, kui nad ei taha teha. Selles mõttes on nendega palju lihtsam asju öelda. Näiteks itaallased ei armasta kunagi ei öelda, mis tõttu on väga raske teada, kas mingi asi sünnib. Kas ta sünnib homme, 2 nädala pärast, 2 aasta pärast või üldse mitte. See on need jooned, mida me Eestis sageli kõigile lõunaeurooplastele kipume omistama. No, need kõik on klišeed, selles mõttes, et teatud tõeterad võivad neis ju muidugi olla, aga kogu pilt on alati laiem. Sa mainisid põgusalt, et Eestisse tagasi tulek võib olla isegi raskem kui siit välja lähetusse minek. Et mis need kitsaskohad on või miks Eestisse tagasi tulek jälle kohanema väga paljude asjadega, ütleme just, et välja minnes on see entusiasm ja huvi on niivõrd suur, et see kõik on nagu niisugune uue maailma avastamine, aga tagasi tulles sa nagu tahad tulla ju sellesse maailma, mis on sinu kodu ja kui see vahepeal on natuke muutunud, siis pead sa jälle kohanema nende asjadega, leidma omale uue rolli ja koha, sest eks 4 aastaga ikkagi Eesti liikus üsna palju edasi tollal ja ka maja muutus, inimesed vahetusid ja sa pead jälle hakkama nagu mingid sidemeid ja teadmisi omandama ja selles mõttes võib-olla mitte midagi traagilist loomulikult. Pärast Roomast tagasi tulekut sai sinust Välisministeeriumi protokolli ülem. Keegi su kolleegidest on öelnud, et protokolli ülema amet on kuninga kassi amet. Jah, seda ütles Paul Poudard, kes oli siis, kui ma Pariisis olin meie osakonna juhataja, hiljem nägin teda protokolli ülema rollis. Eks see on ka niisugune tore ütlus ja võib-olla prantslaste puhul natuke peab ka rohkem paika, sest protokolli ülem on seal eelkõige presidendi kantseleis, kuigi ta on vormiliselt Välisministeeriumis tööl, aga tema võimalused on võib-olla natukene suuremad, kui meil on. Aga millega sa tegelikult pidid rinda pistma? Aga protokolli töö on erakordselt põnev, sest et sul on iga päev uued väljakutsed. Need võivad olla äärmiselt erinevad ja vastused tuleb leida väga-väga kiiresti.
ja teine eelis on, et visiit alati lõpeb, see on niisugune küllaltki lühiajaline projekt on. Et selle on algus ja lõpp, et kahepoolsetes suhetes väga paljud asjad venivad hästi pikalt ja teinekord hakkab ka frustreerima, kui sa ei saa kuidagi tehtud mingit asja, mida sa oled alustanud, aga visiidiga on nii, et see tuleb ära teha lihtsalt teatud aja jooksul. Nii hästi, kui veel vähegi õnnestub ja enamasti on ikkagi õnnestunud. See on üks huvitav pilt omamoodi, kui meil olid pronksiöö sündmused ja raske olukord Tallinnas, siis saatis selle mulle tollane USA suursaadik Roomas. Pilt on tehtud siis varem, siis kui ma käisin tutvumisvisiiti tegemas, aga tol hetkel ta saatis selle. See oli niisugune väike, aga väga meeldiv tähelepanuavaldus ja toetusavaldusena võib seda võtta muidugi. Protokolli töös kindlasti oli ka väga palju ootamatusi. Seal on neid parasjagu, jah. No mul meenub kohe, millest me kunagi ennem rääkisime. Üks lugu, kui ma olin Nõmmel suusatamas ja telefon heliseb, et tunni aja pärast tuleb Poola peaministri lennuk, kes tõi meie peaministri Ansipi Tallinnasse. Siis oli vaja mitmeid asju korraldada kuidagi. Mul ei ole isegi enam meeles, mis asjad need olid. Poola peaministrit ei tulnud, aga no igal juhul see lennuk oli vaja sinna kuidagi saada. Ja selleks oli ka protokollil vaja midagi teha. No siis istud kännu otsa ja hakkad oma telefoni vaatama, kas sul on mingid telefoninumbrid seal ja hakkad helistama ja see õnnestus ikkagi lõpuks ka nii nagu vaja. Ja nii on enam-vähem kõikide asjadega olnud, et mingi hetk vaatad, et ma ei tea, kas on tehtav, aga siis see kuidagi laheneb. Hakkad otsast tegema. Ja loomulikult kõik kolleegid, mul on olnud fantastilised kolleegid kõikides saatkondades, osakondades, protokoll seda ei tee üksi mitte midagi. Pigem ongi nii, et ega protokolli ülem teeb ju vähem kui kõik kolleegid, kes selle asja ette valmistavad. Ma ütlesin enne, et sa oled olnud Välisministeeriumiga seotud 32 aastat ja siis sa täpsustasid seda, et tõesti viimased aastad oled sa olnud seotud teises rollis ja oled olnud kaasas olev abikaasa, saatnud oma abikaasa Tiinat tema lähetustes. Et kui lihtne või raske selle elumuutusega on olnud toime tulla? Oleks alguses pärast protokolli osakond on ju väga mõnus natukene aega maha võtta ja teha midagi täiesti teistsugust või õppida kas või Taanit tundma lihtsalt niisama ja sul on aega. Aga eks pika peale võib-olla oleks võinud midagi muud ka teha, et ega selle kodus olemisega harjub ka natuke liiga ära võib-olla. See on igal juhul kõigile meile diplomaatidele see perede tugi midagi erakordselt olulist. Eks see on muidugi väga oluline, ega seda tööd muidu teha ei saa. Andres, ma küsiksin sinu käest lõpetuseks ja teades, et sa vaatad juba mõningaselt distantsilt sellele aktiivsele ajale välisteenistuses, et kuivõrd tänased Eesti diplomaatia ja diplomaatide ees seisvad väljakutsed on raskemad või võrreldavad või kergemad nendega, millega teie rinda pistsite 30 aastat tagasi? Eks nad eelkõige on ikkagi teistsugused. Ma arvan, et see on võib-olla kõige õigem vastus, sest aeg muutub ja kõik need ülesanded muutuvad ja mõnes mõttes on kergem asju teha, aga teisalt on ka palju raskem. Ma arvan, et meil oli jälle niisugune suur siht silme ees ja mille poole liikumine oli mõnes mõttes kergem ja ka võib-olla huvitavam kui praegu niisugust igapäevatööd teha Euroopa Liidu või ÜRO koridorides ja saada oma huvides mingi komakoht kusagile dokumenti sisse. See ei ole ju sugugi lihtne ülesanne ka. Et selles osas ma soovin kindlasti kõikidele kolleegidele jõudu, jaksu ja ka uudishimu ja väsimatust oma asukohamaadega tutvumisel, sest et see on üks väga suur väärtus, mis meie töös ilmselt on. Suur tänu sulle oma mõtteid ja mälestusi täna jagamast. Aitäh! Aitäh!